videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl. Saate järjekorra numbrit ei oska teil öelda. Ja numbriteks. Numbrid, mis mulle vahepeal täitsa rõõmu teevad, on vaatajanumbrid. Mu eesmärk ei ole kuulsus ega tähelepanu, aga see annab mulle tagasisidet, et see sisu puudutab. Inimesed on valmis iga nädalaselt kuulama, märkama ka neid. Tagasiside on see, et märgatakse sarnaseid asju. Ja see annab endale tunnet, et ju ma mingis plaanis olen ikkagi õigel teel oma tegevusega. Ja see natuke rahustab mind ka selle poole pealt, kus minus on see ebakindlus, et ma ei tee seda saadet sel tasemel, nagu ma tahaks teha, hästi süvitsi minna, uurida välja asju, mida teised pole märganudki, olla see esimene, kes ütleb, kuulge, nii on. Ja ma tean, et see toppab suuresti selle taga, et emadus, kui sul on 4 inimest hoolitseda, vastutada, siis see võtab meeletu aja. Ja mu sõnum ei ole, et emadus see võtab sult sinu elu ära, vaid et see on teine tee ja selle emaduse teekonnal olles tuleb leida rahu sellega, et sa ei saa ennast teostada nii, nagu sul endal sees mingi mootor käib ja sellega tuleb rahu sõlmida. Ja selles rahus on minu jaoks kõige keerulisemad momendid need, kus ma näen, et teised naised suudavad, teised emad suudavad. Candace Owens oma 4 lapsega, tal on kõige pisem minu lapsega pea sama vana ja siis ma mõtlen, et tema nagu paneb täiega, ta teeb täpselt sellist ajakirjandust, nagu mina tahaks teha. Aga jah, et see madalate pööretega harjumine on töö iseendaga. Pikad vestlused iseendaga, kas või ööune ajast ja mõtled, et kas ma peaks midagi teisiti tegema, aga siis jõuad ikkagi sinna, et tuleb sellesse olukorda nii-öelda alistuda, võtta vastu, et praegu on nii ja asjad, mida me muuta ei saa, nende üle väga palju kedrata ei ole mõtet. Ja ma olen väga tänulik kõigile, kes te annetate Nõmme raadio tegevuse heaks, sest kui ei oleks seda raadiot, ma ei teagi, siis ma vist ei teekski midagi, siis ma lähekski seda teed, et ei viitsi ja magamata ja aga just see, kui paljud teist jälgivad mind, see annab mulle tunnet, et tuleb jätkata ja samuti see tänutunne, et mul on selle kanali näol selline nagu ka paik, kus rääkida ja ka tugi, et need saated siis saaks kenasti üles ja kenasti ära niimoodi töödeldud nagu vaja. Ja siis ma mõtlengi vahepeal teiste emade peale, sest on neid, kes suudavad rohkem ja nüüd hiljaaegu Eurovisioon. Eesti laul oli ära, Lenna läheb Eurovisioonile ja samamoodi mõtlen, et aga tal on kõige väiksem sama nagu minu. Kuidas tema jaksab? Ja on kuidagi selline tunne, et kas mul on lihtsalt äppu või kas mul on saamatu või ikka me võrdleme teiste, kes jõuad ikkagi sinna, aga ju siis temal on midagi teisiti. Miski, mida mina saan, tema järelikult selle võrra näiteks ei saa. Sest ma ei usu, et keegi meist on robot, kes 24/7 jõuaks muudkui uhada midagi teha ja midagi saavutada. Ja siis lihtsalt lepidki, et aga ju mul on teine tee. Ja kui ma tõesti tunnen, et ma rohkemat endast praegu välja ei suudaks pistadagi, siis milleks seda mõtet üldse veeretada, aga vahepeal see ära väsinud aju hakkabki üle töötama niimoodi, sest see aju ei ole suuteline tegelema vahepeal asjalike asjadega ja siis ta tegelebki mingi siuke pseudoteemadega. Aga kuidas sina ei suuda? Osa emadusest siis. Aga seoses Eurovisiooniga siin mingi hetk ma hakkasin mõtlema, et Eurovisioon, sellel pealkirjal on ju mingi tähendus. Ja euro, teame küll, euronõuded ja euronormid, eurodirektiivid ja euroliit ja bla bla bla. Aga selle eurole on kokku otsa pandud sõna visioon ja mis see visioon siis on? Ja visioon on pikaajaline, inspireeriv ja konkreetne tulevikupilt sellest, milliseks organisatsioon, piirkond või isik soovib teatud aja jooksul kujuneda. See vastab küsimusele, kuhu me tahame välja jõuda ning toimib suunajana strateegiliste otsuste tegemisel ja eesmärkide saavutamisel.
visioon põhineb kujutlusvõimel ja tarkusel. Ja kui see Eurovisioon, see karussel nüüd pihta hakkab, tarkus, kujutlusvõime, see on ikka väga nilbeks kätte ära läinud. Ja see ongi see Eurovisioon nendele euroriikidele, seal on nüüd teised ka peale Euroopa Liidu liikmesriikide, aga see ongi see inspireeriv ja konkreetne tulevikupilt, mis on kohati päris selline, et mina enam Eurovisiooni ei jälgi Eesti laulu, ma olen selle võiduloo refrääni kuulnud, teisi laule üldse ei tea ja ma tunnen, et see ei ole see muusika, kuhu mina üldse tahaks vaadata, et seal ei ole midagi ilusat helget, need ilusad helged asjad vist ei läbi seda esimest voorugi ja siis sealt edasi tulebki midagi sellist odavat ja et peaasi, et kuskile kellegile ta jääks kumisema. Ja muud see selline lavashow, kas sa laulda oskad, see ei omagi väga tähtsust. Kas sa hingest laulad, vist ka ei ole oluline, aga hetkel ma võin tõesti andke andeks kellelegi liiga teha, sest sel aastal ma ei ole jõudnud isegi ühtegi lugu kuulata. Peale siis selle võiduloo refrääni, mis minu jaoks ei tekitanud elamust ja kui öeldi, et ta võitis, siis ma mõtlesin, ju siis teised olid veel halvemad. Ja suur raha vendatakse jälle läbi, et inimeste meeled oleks lahutatud, mitte siis, ja ütlen ikka, et meeled, need on just teravdamiseks, mitte lahutamiseks, lahustamiseks. Aga see ei ole populaarne, see ei ole atraktiivne. Ja tubli teemade juurde tagasi tulles, et me võimegi organiseerida oma elu niimoodi ära, et me saame ennast teostada ja olla ka emad. Lihtsalt see nõuab väga osavaid siukseid organisatoorseid võimeid. Aga lapsehoidjad palgata vist tükk aega keegi ei julge, sest siin mingi nädal Jalmariga saade või miskit oli ja siis seal tuli mulle üllatusena. Ma ei ole seda saadet näinud, lihtsalt see pealkiri jooksis kuskilt läbi ja siis ma mõtlesin, et tohopele, et mina mõtlesin, et ainult Ameerikamaal sellised asjad juhtuvad. Aga näete, ei, meil ka, et võtad lapsehoidja on lapsed hoitud ja pärast on mees ka veel hoitud, et selle peale võib-olla palju aega sul siis on veel. Tõesti. Okei, see oli nõme nali. Aga lihtsalt siuksed märkamised, et mis meil selles meediaruumis toimub. Ja võib-olla teistel emadel käib sama tunne läbi, et teised emad siin teevad. Ja ma olen õnnelik, et ma jõudsin pesu pesemisega joonele. Vot nii. Ja eks meil on ikka see soov olla hea ja sinna see taandubki. Me tahame olla head, me tahame olla armastus, tunnustus, väärilised. Ja selle nimel me suuresti tegelikult pingutame. Ja on neid, kes on sellest punktist läbi käinud ja elavadki endale, et endal oleks õige tunne. Aga isegi siis ma tunnen endas ka, et see otsus mul teised ütlesid, et halb, minul oli õige tunne, endal oli ka hirm, aga õige tunne. Läksin läbi erinevatest olukordadest, aga kuskil meie sees ikkagi see tiksub, et ma tegin enda järgi, aga nüüd teiste silmis ma ei ole enam hea. See ja see on mu tühistanud, see suhtlus on katkenud, sest ma ei ole enam see viieline, ma ei ole see, kes püüab kogu hingest teistele meeldida, aga see mootor ometigi eneses kuskil on, sest see teiste poolt saada valideeritud, see annab justkui seda tunnet, et siis ma vist ikka teen midagi õigesti. Ja sellepärast ma räägingi, et need vaatajanumbrid annavad mulle mingil määral seda rahu ja paralleelselt on see maailm, kus on inimesed, kes absoluutselt ei süvene sellesse, mis toimub peavoolust kõrval ja nende jaoks mina olen ikka täitsa nagu metsa poole. Ja vast on see kurb, sest on inimesi, kes minust on ära pööranud, aga kellest ma inimestena olen lugu pidanud ja kes minu jaoks on ikkagi mingit väärtust kandnud. Ja siis ei ole enam seda kontakti, sest ma olen see sildistatu ja maha kantu. Ja see on lihtsalt emotsioon, tunne, millega mul tuleb tegeleda aeg-ajalt, sest aeg-ajalt ta tuleb esile mingite situatsioonidega seoses. Ja ma arvan, et paljudel teist kuulajatel on sama tunne, et sa liigud oma teed ja siis sa näed, et need, kes sulle on kallid, jäävad kuhugi teist teed käima või jäävad sinust koguni maha ja sa tunned, et ka ma ei taha seal enam olla, aga siis ma peangi loobuma. Ma peangi läbima selle teatud leinaprotsessi, kellest ilma jäädes, mitte siis läbi surma, aga lihtsalt läbi erinevate eluteede. Ja sellega sõlmima rahu, sest rahu on ju nii oluline, vaadake, kui palju miljardid kulutatakse, et maailmas saabuks lõpuks rahu.
aga seda soov olla hea, see läbib erinevaid teemasid. On see samune vaksipropaganda, mis siiamaani ketrab, aga neid, kellel on isiklik kogemus kas enda nahal või lähedase nahal, et on need kiirvähid, on ju, turbovähid, mille peale Marii Karel ütles, turbovähid, pole olemas. Noh, ma ei tea, guugelda, kohe ütleb sulle, mis asi see on, aga ma olen kuskilt raha saanud, et öelda, et need on lollid, on ju. Niimoodi see meie peavool täna kahjuks mingil määral töötab ja on loodud ka mingid kõrvalliine sellele peavoolule, on see Karmeni kabinet, siis on Med24 lehekülg, kus toodetakse mingit iba. Meil on suured rahad taga, et seda kõike propageerida, suuresti propageerida. Mina ei saagi aru, Karmeni kabinetil oli esimese 4 päevaga 70 vaatamist. Teil on piiramatu ressurss laristada. Palgake mingi kabineti täis, las nad toodavad teile vaatamisi. Noh, tänaseks ilmselt on need vaatamised juba tekitatud, aga sul 4 päeva üleval see ja teised vaatavad, et mis keegi vaatas ta, miks ma peaks vaatama, noh. Tehke ise endale neid vaatamisi. Nüüd on muidugi see, et Sergei Saadi, ennetusmeditsiini arst, võttis kommenteerida seda saadet. Andres Raitsin kommenteeris seda, aga Sergei võttis seda arstipilgu läbi ja natuke põhjalikumalt, mis kellelegi tegi vist haiget. Sest peale seda käivitus suur sõda Sergei Saadi vastu, sest ennetusmeditsiini arst sellist sõnagi pole olemas, just kui Sergei oleks mingi šarlatan, on ju. Ja jälle toodetakse mingit täielikku pläusti ja mina mõtlen, et aga teil see vaktsineerimine pidi olema ja mingi ennetusmeditsiin. Ja nüüd Sergei Saadi, kes räägib tervisest niimoodi terviklikult, toitumine, elustil, kuidas see kõik määrab su tervisliku seisundi. Oi, mingi petis ennetusmeditsiini arsti kui sellist, meil Eestis siin registrites ei eksisteerigi. Ja siis saadki aru, et Sergei on õigel teel, sest see, kuidas teda on rünnatud, see on minu jaoks kuidagi mage. Kui teil on selline ressurss ja teid lihtsalt kullatakse üle, tehke kvaliteetsemalt. Aga kui te olete vale poolel, siis vale haiseb igal juhul, ükskõik kui ilusaks, kui kuldseks te selle maalite ja sellepärast ei saagi oma meeletute eelarvetega maalida musta valgeks või valget mustaks. Sest need asjad lihtsalt on, inimese tunnetus ütleb ära, oli neid, kes kohe said aru, et see COVID-i asi on scam, see ei klappi, siin midagi on mäda, olgugi et tol hetkel oli see uus. Ja kui midagi on täiesti uut, varem kogematut, siis inimestel on lihtne minna seda vale teed. Aga nüüd, kui on korra see COVID-asi läbi tehtud, siis kõik need, kelle lähedased on läinud nende süstide nahka või kes on vale ravi tõttu COVID-i pärast surnud, siis neid enam niimoodi konksu otsa ei tõmba ja sellepärast ongi ette võetud lapsed. Lapsed ise võivad otsustada. Noh, palun väga, mis seisus meie tänased noored on, kui kergesti nad on manipuleeritavad, sest nad on enda selle ühenduse nii ära kaotanud. Nad on nii koormatud sellest, et neil on see haridussüsteem, mis Taibukas saab aru, et see nüristab. Internet on täis videoid, kus räägitakse, et eelmisel sajandil meie haridussüsteem muudeti ära eesmärgiga, et tuleksidki need listen and repeat inimesed, kuulad ja korrutad, aga ise seoseid luua, ise mõelda, ise tabada loogika vigu. Sellised inimesed on ebamugavad. Selliseid toota. Milleks? Sellised jäävad jalgu eesmärkidel ju. Ja siis ongi need noored, kes tunnevad, et see haridus käib kuidagi neile vastu oksa, siis nad põgenevad igasugu e-sigaretid, internetimaailma, arvutimängud ja nad ongi lühises. Ja kui sulle kuskilt hakatakse nende magusalt, et vanematega, ilmselgelt paljud noored ei saa vanematega hästi läbi, sest see käib selle puberteedi murdeja juurde, sest sa murrad ennast lahti lapse rollist ja vanemad ei pruugi seda alati mõista. Ja siis tuleb keegi arst, et vanemad ei taha, et sa teeks ja kuidas sa muidu nendega läbi saad? Ei, sa oled ikka päris asjalik, sa oled nii adekvaatne, sest nüüd on koolitöötajatel, meditsiinitöötajatel õigus ka hinnata, kas su laps on valmis ise. Noh, ma ei tea, mis maal see praegu on. Ma tean, et on lapsi, kes on teinud vanemate teadmata endale vaktsiine. Ma ei tea, kas see on juba lubatud või need on lihtsalt sellised lapsakad. Igastahes eesmärk on, et laps, see habras lapseke, kes on jummala segadusest sellest tohuvapuhust, mis meie maailmas toimub, siis selle sooja ja meeldiva kohtlemise poolt peale võib tunda, et see tädi küll soovib mulle head ja mõistab mind ja ta ütles, et mina olen suuteline ise otsustama, ma ei ole laps, ma võin ise otsustada oma keha üle
ja siis teevad endale need süstid, mis jah, kes veel arvab, et need on meie tervise heaks, siis magage edasi, kui tänaseks veel aru pole saanud, siis vist ei suudagi aru saada. Ja neid teemasid on veel elektriautode teema. Nüüd ma näen inimesed, kellest ma muidu arvasin, et on arukad, ostavad muudkui elektriautosid. Ma ei mäleta, mis riigis see oli, Rahvuslik Teataja kirjutas, et kehtestati lisamaks elektriautodele, sest nende pealt ei laeku piisavalt kütuseaktsiisi. Nemad ju elektri pealt majandavad. Ja meil on siin siuke maru odav. Kas te arvate, et neid samu mustreid siia ei korrata või? Absoluutselt on see võimalik. Aga ei, hetkel on hea ja sealt tore päästad kliimat oma elektriautoga, mis tegelikult üks energeetika valdkonna spetsialist ütles, diiselmootoriga auto on kõige parem keskkonna seisukohast. Aga mida meile tehakse siin, varsti ei olegi diislit ja bensiiniautot enam, sest et elektriautosid on vaja. Miks? Sest elektriautoga on inimene väga kergesti mõjutatav, sa ei osta paaki valmis. Ja suuresti käivad need asjad ikkagi hirmutamise pealt, mis mina mõtlen ka vahepeal, et ma vahepeal hirmutavalt, sest ma räägin neid koledaid väljavaateid. Aga ma arvan, et kui sa endas mängid need võimalused läbi, mis saab, mõtled võimalikud lahendused ja ma ei ütle, et see lahenduse saab nii, ja see on lahendus, sest siin mängus on nii palju muutujaid, nii palju momente, mis võivad minna kuidagi teisiti, et me peame olema lahenduste seisukohast avatud, voolavad ja olema valmis kohanema ja mitte see kohanemine, et tänapäeval ongi nii, uued ajad, uued moed ja mitte see, et sa võtad avasüli vastu seda, mis tuleb sealt, kus on need nii-öelda päris vaenlased, vaid see, mis sa ise inimesena oma sellise iseseisvuse ja ise mõtlemise lood. Et see on oluline ja ma ei ütle, et see on lihtsalt, sest ma arvan, et eesmärk ongi, et me teadvustaks ise endale lõpuks oma seda loomisväge ja seda, kuidas meie ise vastutame. Ja see on võimas tunne. Ja kahjuks, kuna me oleme sellest punktist, kus me ise loome, ise vastutame nii kaugele viidud, siis tagasi sinna punkti jõuda saab olema valus ja ebamugav ja meil tuleb lihtsalt emmata seda ja leppida sellega. Mul endal on mitu sellist olukorda, kus mul on sein ees ja ma tunnen lihtsalt, et aga ma valin siit läbi minna. Ja see ei ole see, et ma olen lollakas, et kuule, siin on sein ja ma olen seinast läbi. Ma nii tahan minna, ma olen seinast läbi. Ei, see on see, et aga ma valin siit läbi minna ja see sein ei ole see puidust sein. See on see meie tunde sein, et siit edasi pole võimalik. Aga siis sa valid ja need kogemused on olnud nii ägedad, et ma lihtsalt lähengi sealt läbi ja avastan mingit uut kvaliteeti iseendas, uut võimekust ja lihtsalt öeldagi endale, ma lähen siit läbi. Otsustada elu tuleb järgi. Ja see, kuidas see vaksipesu praegu agaralt käib, üks hea näide on see, et YouTube viskab muud kui seda reklaami, et on see militaar või on see vaks. Muud elu pole kui militaar ja vaks ja siis vahest näitab mingid nälginuid, et saada raha, kaasas pommitatakse ja seeladki selles foonis, et appikene, kuidas ma saan üldse rahu ja rõõmu tunda, kui maailm on nii hukas, nii suured ohud ja hirmud on ja sellest tuleb osata mööda minna, sest see on propaganda. Meil sellist asja nagu massimeedia, ta justkui eksisteerib, aga tegemist on tegelikult massimanipulatsiooniga. See meediasõna on seal täitsa üleliigne. See on manipulatsioon. Ja need asjad, mis on väga suurte rahadega palistatud, nad üldjuhul ikkagi ei teeni tõde, sest tõde on midagi muud. Kui inimene siia ilma sünnib puhtal kujul, kui teda ei ole veel võetud sellesse mänguhaardesse, siis tal on hoopis teine tunnetus. Vaatake väikseid lapsi, kuidas nad toimetavad, kui siirad puhtad nad on. Ma näiteks Aleksander, kui ma kirjutasin raadio jaoks mingeid neid, kopeerisin asju, mida ma tahtsin kindlasti rääkida, panin oma märksõnu kirja, siis Aleksander tuli, see, kes eile viis, et emme, ma teen ise saate ära. Et ma teen ära ja siis hakkame mängima. Ja ma ütlesin, no see ei käi päris nii lihtsalt. Ma teen ise ära, ma pean teadma, mis sa sinna räägid siis. No pärast kuulad. Ja ma ütlesin, no nii päris ei saa, et räägi mulle, mis sa seal räägiksid siis. No ma räägin seda, mida sul sõbrad räägivad. Ja siis küsisin, mis need sõbrad räägivad. Ja ta vastas maakerast ja riikidest. See on väga huvitav vastus. Ja see tema huumorisoon 2 päeva läks selle nahka, et tal sünnipäev korraldada selline meeldejääv, elav.
et toit oleks hea, et mul on alati see oluline, et külalised küsiks, et kuidas sa selle tegid? Vist sellepärast, et ma kunagi aastaid töötasin kokana ja siis ma kuidagi tunnen, et inimesed eeldavad, et mu toidud on head. Ja see tervislik kiiks ka, et asjad ma üldjuhul proovin ikkagi teha tervislikumalt. Ja mitte nii, et peale iga pidu on kehva olla, et keha tükk aega taastub sellest toidu pommist, mis ta siis kogeb enda sees. Igatahes järjest külalised ütlesid ära, et kes jäid haigeks, pooled ainult said tulla, aga ikkagi meid oli täitsa paras jagu. Ja siis oligi niimoodi, et ma rääkisin, et see ei tule, too ei tule, hakkame minema. Ja Aleksander ütleb, mul on paha olla. Ma tahan oksendada. Mina vaatasin, mis asja ei, aga nii veenvalt, ma tahan oksendada. Mina olen juba riides, et hakkame minema. Ja siis ma ütlesin, et mine ruttu vetsu. Siis ta midagi seal tuterdas. Siis ma andsin ruttu kausi, et oksenda siis siia. Ja see samal ajal mõtlen, nii, mis ma nüüd teen, kuidas ma selle lahendan? See on lahendatav. Ma lahendan selle. Ma olin juba endas selline, see on võimalik. Ka sellest olukorrast ma tuleb välja stiilis, et siis jääb see haige laps koju ja kingitused on koju. Külalised saavad ikka seal keskuses lõbutseda. Ja on nii, et jah, mingid, ja oligi niimoodi, et ma mingi kõik asjad sinna ära, pärast lähen koristan, vahepeal on temaga kodus. Ja siis, kui kausi ära andsin, siis vaatab mulle otsa ja ütleb, nali! Ja selliste naljatilkadega siis, kui endal on niigi närv viimase peal püsti. Tuleb endal ka osata nendes väga pingehetkedes lihtsalt nali teha ja üle olla sellest kõigest. Aga ma tulen tagasi selle propaganda asja juurde. Siin oli üks järjekordne selline reklaamvideo, sponsoreeritud ja seal videos räägiti, oli intervjuu, üks naisterahvas intervjueeris Marko Kavalerit, kes väidetavalt oli COVID aegu toimuva keskmes, tema siis tegi neid tähtsaid otsuseid ja nad tegid kokkuvõtet, kuidas siis, mis tehti õigesti ja mis valesti, aga see kokkuvõte ei olnud väga adekvaatne. Väidetavalt päästeti vaktsiinidega 14–20 miljonit inimest Rootsi konverentsi aegu, kus olid spetsialistid koos. Pangandus, mis seal oli? Pangandus, meditsiin, ajakirjandus. See ei olegi oluline, aga seal tol hetkel aastaid tagasi juba teada, et 17 miljonit inimest tapeti ära nendega. Aga nüüd 14–20 miljonit päästeti. Ja ainuüksi esimese aasta jooksul hakati manustama, nemad päästeti. Vot nii. Ja video pealkiri on Inside EMA Episode 2. Next Pandemic, Are We Ready? 2 kuuga on sellel videol 129 000 vaatamist. 0 kommentaari, kuigi kommentaarium on avatud ja seal oli ka mingi hoiatustekst, et kommenteerida ikkagi viisakalt, nii edasi on ja 0 kommentaari ja 73 pöialt. 129 000 vaatamise peale 73 pöialt. Et ma lihtsalt niimoodi, et oleks aru saada, 3-kohaline number vaatamist ja siis 2-kohaline sealt pöidlaid. Ehk siis suht mitte midagi. Mis tähendab, et kommentaarium ilmselt oli, mina omalt poolt panin kommentaari, et Business of Pandemics, ma ei tea, kas see kommentaar on meil seal alles, sest ma arvan, et seal kommentaarid lihtsalt kustutatakse ära, sellepärast ongi see väljak seal tühi, sest 129 000 vaatamise peale, kui ma siit Võru linnastki tean neid, kes on läinud selle süsti nahka, siis ma arvan, et neid, kes on päris vihased toimuva peale, neid jätkub maailmas laialt. Ja see tähendab seda, et tegelikult üldsus saab aru, mis toimub, aga nad lihtsalt pigem ei taha öelda. Ja hea näide ka, kuidas 15. veebruar Maaleht kirjutas minister Karmen Joller. Vaktsiini vastasust toetab võimsalt libameditsiin, kus liigub väga suur raha. Libameditsiinis liigub väga suur raha. Võrreldes selle suure farmaga. Ja nüüd öelda, et aga too läks selle kuskile nõia juurde ja ikkagi ei saanud abi. Võtke nüüd, kes on läinud selle nii-öelda libameditsiini juurde, mis on tegelikult algselt ongi meditsiin, see selline pärimusmeditsiin.
ja kui paljud seal inimesed on saanud tervisekahjustuse, surma saanud ja võrreldes nüüd selle peavoolumeditsiiniga, kus raviajad mätsitakse kinni, kus toimub ringkaitse, kus tagajärgi pole, sest meil on niigi vähe arste, kuidas me ta kinni paneme selle eest, et ta nii suure vea tegi. Ta ei mängi välja. Meil Kagu-Eesti nurgas siin esikolmikus järjest mitu aastat Lõuna-Eesti haigla kõige suurem kasumiteenia. Business, mis business? Äri, mis äri. Sotsiaalminister Karmen Joller ütleb, et ravijärjekorrad ei peagi olema lühikesed. Oluline on, et abi saaks õigel ajal see, kes seda tõesti vajab ja kes ütleb, kes otsustab, et kes see tõesti vajab. Kui inimesed on siin järjekorras ootamise peale saanud tüsistusi, kes on jõudnud teise ilmagi ära minna, kes on saanud lõpuks abi, aga arstil on kiire ja ta ei jõua teha vajalikke proove, siin meil ühes vallas, ühes tegelikult alevikus koguni 2 inimest, kes olid vähis ja perearsti saanud isegi aru, et nad on vähis. Üks neist suri, teine jäi ellu. Aga see on aastate tagune lugu. Ja siis öelda, et kõik on hästi, lihtsalt, ei peagi kõik kohe saama. Need, kellel on vaja, need saavad. Ja seal sama soojaga tunnistab, Eesti tervishoiu suurim probleem on tema hinnangul arstide puudus ja ühtlasi läbipõlemine, mis tõttu järjest rohkem arste läheb erameditsiini. Just. Aga kes sinna libameditsiini või tegelikult päris meditsiini poole lähevad, need, kes selles tavameditsiinis pettuvad. Jah, on seda tõugu inimesi, kes ongi kasvanud üles selle koduse meditsiini peal ja kes saavad aru, et minu tervis, mina vastutan ja teavad ka neid mooduseid, kuidas tegeleda juurpõhjusega, kuidas ravida seda, mis põhjustab, mitte sümptomeid summutada, nagu meil peavoolumeditsiinil on kombeks. Nemad on juurtest saati selle päris meditsiini juures, aga need, kes lähevad tavameditsiini teed, pettuvad, ei saa vajalikku abi, kes saavad vaktsiinikahjustuse ja pärast on oi, need, kes mind kahjustasid, nüüd mind aidata ei taha, ei oska, ei saa. Nemad lähevadki alternatiivi teed või siis selle minu silmis päris meditsiini teed. Ja see, kuidas meil sotsiaalsüsteem on tühjaks lüpstud, kas või see sama Karmen ise, 50 000 mingi värk oli, on ju. Ta on ise olnud osa sellest tühjaks lüpsmissüsteemist. Ja inimesed jäävadki abita, sest seda ressurssi lõpuks, mis välja lüpstakse süsteemist, sest see on äriks tehtud, päris seda ressurssi, et inimesi aidata, ka diagnostika mõttes minu jaoks tavameditsiin diagnostika seisukohast väga hea, et välistada mingid asjad või kui mina saan mingi diagnoosi, siis ma ravi otsin ikkagi päris meditsiinist. Mitte sealt, kus eesmärk on mind hoida kliendina. Nii, 14. veebruaril, sõbrapäeval, oli selline artikkel. Kanada alustab vaeste perede vastsündinute eutaneerimist. Seda postitust on fakti kontrollinud The People's Voice kogukond, ehk siis kõik on kontrollitud. Epsteini failide valguses, mille huvides tegelikult ja kas üldse see eutaneerimine aset leiab, sest see õudus kestab tegelikult ju edasi. Epstein lihtsalt, ma arvan, et ta läks ahneks, ta läks liiga suureks oma mänguga, aga kuna ta ei ole ainuke, kes sellist komproassi ajab, kes tegeleb selliste, see oli siis süvariik, ma tunnen, et see on nagu mingi täiendav tase, siis neid võrgustikke on veel, tema on lihtsalt selle võrgustiku üks selline kogum, aga neid võrgustikke on veel. Ja niimoodi neid riike juhitakse. Ja siis kirjutas ERR, Epsteini lahkamisel viibinud arst kahtleb seksuaalkurjategija enesetapus. Tule eile meile. Meie siin oleme näinud fotosid mehest, kes viibib Iisraelis, kes on täiesti üks ühele Epstein. Tal on turvameeskond ümberringi, tal on lihtsalt suur habe. Ja Iisrael on teada, ta on USAst mitmeid seksuaalkurjategijaid, pedofiile, konkreetselt pedofiile ära päästnud, nii et Iisrael võtab nad vastu ja midagi ei saa enam teha. Sest see on nende jaoks mingi, ma ei tea, kas kultuuri osa või ma ei tea, mis siin toimub, aga õige see asi ei ole. Ja kui nende, see valitud rahvas, neil on õigus meid kohelda loomadena, siis mina ütlen, et nendes on ikkagi mingi koletise soon sees. Ja Tõnu Kalvet ühes veebiraadio saates väga kenasti rääkis, et kuna nendes vereliinid, mis need on need suured dünastiad, Rothschildid, Rockefellerid, neil on väga palju seda, et nad on omavahel lapsi saanud, selleks, et raha välja ei läheks perekonnast, siis selle tagajärjel inimestel pidi ajus toimuma mingi muutus,
Tõnu rääkis seda väga ilusti, mina lihtsalt proovin ümber rääkida, kus neil kaobki ära empaatiavõime, kui nad ei suudagi tunnistada või tunda, et keegi teine tunneb valu. Ja siis nad ongi sellised sadistlikud. Et see on nagu üks põhjus, aga seal teine põhjus, mulle tundub, et sellel valitud rahval ongi see tunne, et me oleme valitud ja te oletegi loomad. Ja see on selles mõttes huvitav koht, et miks mina võtan, et te ei ole sellepärast inimesed, et meid loomadena näete, et te olete koletised, sest mina tunnen, et me olemegi inimestena, see on loomulik, et me loomadega samastume. Kui mina näiteks vaatan seda last, kes veel ei räägi ja võrdlen teda kassiga, kes ei räägi, siis neil on nii tugev tunnetuslik ja selline intuitiivne pool. Neil ei jää midagi väljendamata, aga neil käib see hoopis peenemal tasandil. Kui ma näen mingeid loomalapsekesi, siis mul tulevad kohe oma lapsed, ma vaataks nagu oma lapsi. Et selles mõttes minu jaoks inimene ja loom, me ei olegi nii erinevad. Samamoodi inglise keeles on see sentient being, ehk siis nagu tunnetuslik olend. Samamoodi sa vaatad loomale silma, sa näed, et seal on elu, seal on hing. Ja siis ma vaatan mõnda inimest ja seal ei ole inimest, seal ei ole hinge. See on väga huvitav ja pilgu järgi saab väga palju ära öelda. Ja siis ongi nii huvitav, kuidas siin, ma lähen nüüd teemast hästi kõrvale, ma tean, kui siin Chris Kerner võeti rappi, mingi Läänemets räägib, poliitkultuur. Teie kultuur tänaseks päevaks seal ei ole midagi rikkuda. See on talumatult silmakirjalik. Chris Kerner ei ole provokaator. Teie käitumine rahva suhtes, teie otsused, teie viis valitseda. Teie viis olla väljastpoole see, isand, ma võin teile nii teha, sest ma olen teie valitseja, aga ise nad on valitsetud väljastpoolt, sest kogu see, teate küll see võrgustik väljastpoolt, see, mis ma just mainisin, Epstein ja muud nähtused, muud liinid, kuidas inimesed saadakse komproga lõksu ja see on kompro või võimujanu. Mingi, et need asjad sulatatakse kokku ja sa oledki konksu otsas ja sa peadki oma rahvaga nii käituma, aga et endas käiks see jõnks läbi, et ma ei saa seda teha. Nendest tüüpides ei ole need, kes on siis see poliitkultuur, Chris Kerner rikub meie poliitkultuuri. Vaadake Chris Kernerile silma. Kas või video vahendusel. Te näete, et seal on elu ja vabandan, kui ma mingi piiri nüüd ületan, aga ma näen, et seal on ka see valu, sest ta valutab selle rahva pärast. Tal on hing sees. Ja siis mingi kuramuse sotsial lõust lödipüks. Ja muidugi see ajab inimesi närvi, mida teie teete. Chris lihtsalt vajutab sinna, ta osundab sellele, mida te teete. Kui see oleks vale, mida Chris ütleb, keegi ei läheks närvi, kõigil oleks siuke meelelahutus. Aga kuna see valu, see häiritus on inimestes juba sees, siis Chris lihtsalt väljendab seda. Ja inimesed reageerivad, sest see häiritus on neis juba olemas. Te ise olete provotseerinud selle häirituse. Poliitikud, raisk, vabandust. Aga jah, poliitikud. See Epsteini juhtum näitab väga kenasti ära, kuidas kõik need poliitikud, suurärimehed, Hollywoodi staarid, lauljad, nad on kõik osa sellest kompromiteeriva materjali loomisest ehk siis nende konksotsa saamisest. Need inimesed ei olegi päris vabad. Ja selles plaanis tuleb meil mõista, et ka meie omad poliitikud tegelikult ei ole vabad. Kui nad oleks vabad, siis sellise tsentraalse juhtimise puhul neil ei lastaks seal pukis olla. Ja see ei ole see, et Epsteini võrgustik nüüd niimoodi juhtus, on ju, et jäi vahele, läks lihtsalt ahneks. Teised võrgustikud töötavad edasi, ehk siis see kontroll ja kaudne, tegelikult natukesegi otsene juhtimine käib edasi. Ja artikkel on tehtud 91-aastase arsti jutu põhjal, kes on töötanud ka teiste kahtlaste surmajuhtumite juures. Ta andis näiteks tunnistusi O.J. Simpsoni kohtuprotsessil. Ta on töötanud Martin Luther Kingi ja George Floydi perekonna heaks. Väga usaldusväärne kompott. Need, kes julgevad minna nendes teemades kaugemale kui peavool, siis alternatiivmeedia. Sealsed loogikad on väga palju loogilisemad ja seal ei esine nii palju loogikavigasid, kui on selles peavoolu narratiivides, mida meile esitatakse. Ja huvitav on see, et kui mõni aeg tagasi oli siin see vandenõuteooriate teemaline seminar, siis seal oli välja toodud hästi palju vandenõuteooriaid, mis enamus tegelikult on tões, et need ei ole lihtsalt teooriad, need ongi vandenõud, käimas olevad või läbi tehtud vandenõud. Ja see saanu MK Ultra öeldi, et mingil aastal, et see oli olemas, aga mingil aastal see lõpetati ära.
seda ei lõpetatud ära, see kestab edasi ja inimestel lihtsalt on väga raske sellist informatsiooni vastu võtta, kui nad on olnud sellest meeldivas ja kuidas meest hoolitsetakse, ikka kõik on nii hästi ja seda head asja teeb ju valitsus ja omavalitsus ja toda head asja, aga taustal, kuhu me suures pildis selle laevaga liigume, on õudne. Ja need, kes on mingi komproalusel või võimujanust pimestatuna või rahaahnusest pimestatuna seal laevas nii-öelda kapteni sillal, ega nad ei suuda adekvaatselt toimuvat hinnata, sest nad on pimestatud. Aga inimesed, ma ei tea, asugem päästepaatidesse, et selle riigi kupatuse selle laeva peal ei ole tervislik olla. Ja siin kogu aeg käib üks selline, ja see on ikka hea ja selle pealt kaitsevõime, et see on ikka hea, tahate olla kaitstud ja kaitsevõimest rääkides 15. veebruaril Postimees kirjutas: Ukraina sõdurid meenutasid Eestis korraldatud suurõppust. Meie partnerid pole sõjaks valmis. Suurõppusel Siil nähtu pani Ukraina relvajõudude droonipilooti imestama. Puudustest tõid nad esile näiteks seda, et ründava poole tehnika oli kehvalt maskeeritud ning et masinad ja sõdurid liikusid suurtes gruppides. Vaatamata pidevatele avaldustel, aga ei, meid on vaja tuhandeid, väga paljusid on vaja, aga siin tuuakse miinusena välja. Vaatamata pidevatele avaldustele, milles öeldakse, et Ukraina sõja kogemustest tuleb õppida, tehakse NATO riikides ettevalmistusi just kui poleks 21. sajand veel saabunud. Ukraina uudisteagentuur Union kirjutab hiljuti väljaandes Wall Street Journal avaldatud artiklile viidates, kuidas 2025. aasta mais Eestis toimunud suurõppusel Siil vaenlase tegevust jäljendama kutsutud Ukraina sõjaväelased alistasid poole päevaga 2 pataljoni suurust. Eesti jalaväepataljon koosneb tavaliselt 600-900 kaitseväelasest üksust. 2 üksust, see on siis circa 1500 meest. Lihtsalt poole päevaga. Ja samal ajal meil võetaksegi meeletult metsa maha, mis ei ole loogiline. See isegi kohalikud militaristid ütlevad, et see ei ole tegelikult ei peaks nii olema, aga neil voli midagi vahele rääkida ei ole. Heakene küll, meil on liitlasväelased, kes on sellised käsitsi juhitavad, et lapsehoidjad peavad kaasas olema, niimoodi püssvööl valvama, ega poisid liika palju ei joo. Aga meil endalgi on neid probleeme sees. Üks mees küla pealt leidis selle juhise, kuidas teha seda punkrit. Paber vedeles maas. Andke andeks, aga nii need asjad ei tohiks olla. Kuidas see kile sinna panna? Kuigi ma arvan, et tänaseks venelasel on kõik juba teada, aga ikkagi proovige vähemalt tekitada inimestes seda turvatunnet, aga sul ei ole turvaline, kui selline materjal vedeleb maas. Ja kui sul oma kaitsjad peavad sinu eramaale mingit kummalist traati. Ja sa lähed ütlema, et kuulge, et see on minu maa. Ja öeldakse, oi jah, vabandust, teil peab olema see maa nii teada. Te ei saa käituda praegu rahu ajal, nagu me võime kõike teha, sest sõjaolukorras. Aga praegu ei ole sõda ja praegu peaks tegelikult austama seda, et on eramaa ja on see maa, kus te võite oma mänge teha. Või harjutamisi teha. Ja minu isa selgitas, miks võetakse metsa maha. Okei, on see äri metsaga, sest meil militaaräri ongi üks äri, kaitsekeeles on väga midagi. Kaitstakse oma isiklikku heaolu, oma isiklikku majandust. Väidetavalt elavdatakse selle militaaräriga majandust, aga tegelikult need suured nupud elavdavad oma isiklikku majandust. Ja see eraamajused jääb Eestisse. Ma arvan, et neil enamustel on juba kinnisvara välismaal, sest neil on vaja, kui nad nii hoolega siin valmistuvad, provotseerivad, neil mingi hetk on mõistlik ilmselt jalga lasta. Ja neil on selleks vahendeid, nad teevad neid vahendeid meie rahva raha ja rahu arvelt. Sest kui nad sõja siia kerjavad, siis jah. Ja mul isa, kuna mul vana-vanaisa oli metsavend, siis mul isa sellest teemast teab natuke rohkem. Ja ongi selline tõug inimesi. Tol ajal ka olid ju metsavennad ja olid need, kes omad eestlased, kes läksid metsavendade vastu. Hiljaaegu siin keegi veel õigustas, et metsavendadega niimoodi käituti ja küüditamist õigustas, sest põrandalune tegevus oli ikka liiast. Oligi vaja sellega tegeleda. Kus see põrandalune tegevus tekib? See tekib siis, kui see riik ja rahvas ei ole enam riik ja rahvas, vaid on riik ja rahvas. Ja juhuslikult see riik arvab, et see rahvas on üks lehm, keda võib nõrkemiseni lüpsta. Isegi mu 9-kuune teab, et piima saada peab toitma. Kui tal on söök käes, siis ta pakub mulle ka.
ta teab, et ma pean sööma, et tal piim oleks või noh, tegelikult ta vist ei tea, aga millegipärast ta mul süüa annab. Ja ta on 9-kuune. Aga nüüd see riik võiks mõista, et see rahvas on juba nii ära lüpstud, aga jah, siin läheb ju etaneerimiseks, jah. Jah, noh, siis ei olegi ju vaja, siis see tühjaks lüpstud leht tuleb lihtsalt ära koristada. Niimoodi koledalt seda kõike välja endades. Aga ma tulen tagasi selle metsanendajate teema juurde. Oligi teist tõugu inimesed ja kui mina olen mõelda, aga miks ma ei suuda olla see kuulekas. Ma olen ju käinud seda teed, läksin ülikooli, et saada tubliks ajakirjanikuks. Ja ma sain aru, et ma ei saa olla selles süsteemis ajakirjanik, peavoolu ajakirjanik ja see mitte peavool mind ära ei toidaks. Ma pidin teise ameti valima ja pluss see, kuidas ma tundsin, et ma jään seal ülikoolis lollimaks. Ja tänasel päeval ma teengi lihtsalt hea tunde pealt, õige tunde pealt seda raadiot ja see ei olegi mu sissetulek. See on lihtsalt minu tunne, et ma tahtsin seda ametit valida. Ja metsavendade puhul isa rääkis, et iga puu oligi ohtlik. Isegi iga kivi võis sind tulistada, mis oli natuke kogukam kivi. Ja siis ongi mõistlik metsad lagedaks teha. Metsavendasid kardetakse. See võib olla natuke utreeritud, aga siin on mingit läbi käinud, peame metsa ära minema. Kuhu metsa? Metsa enam pole. On metsaärikad, kellel antakse pärituul, kas või selle maamaksu näol. Põld ja mets. Noh, maamaksus peaks olema nendel kahel väga suured erinevused väärtuse poolest, maa väärtuse poolest, aga pole. See on metsaärikatele pärituule tegemine ja samal ajal siis riik, kaitsevõime võtab meil metsad maha sellisel moel. Aga see metsaääri on ainult üks osa sellest, mis meile räägitakse kaitsevõime. Sellel äril on ka muid osasid. Ja praegu näiteks on 100 hektareid juba lagedaks võetud looduskaitsele sülitades ja sülitavad ka need, kes saavad looduse kaitsmise eest raha. Aga KIK pärast siis potsutab tubli koostöö. Ja kaitsevad need, kes lihtsalt inimesed koonduvad kas organisatsiooniks või toetavad neid organisatsioone, mis on loodud inimeste poolt, et päriselt kaitsta. Ja ongi nii, et eraisikud eraisikud peavad kaitsma, tegema ära seda tööd, millest nad maksumaksjana juba maksavad, et need ametkonnad teeks, aga näete, nemad teevad lihtsalt kateta äridele. Loen teile MTÜ Meie Nursipalu lehelt. MTÜ Meie Nursipalu esitas 9. veebruaril 2026 kohtule esmase õiguskaitse taotluse peatada raietööd vaidlustatud metsateatistel 104 hektaril niinimetatud Lääne laskeväljal. MTÜ liikmed käisid niinimetatud Lääne laskeväljal olukorraga tutvumas, raietega on alustatud. Ja mida meiegi oleme algusest peale rääkinud, kusjuures meie tähendab kohalikke, kelle seas on ka elukutselisi sõjaväelasi, kaitseliitlasi. Samuti rõhutas ajaga kaasas käimise ja metsaalade seast lahkunud, metsaalade olulisust meie seast lahkunud Robert Sinimägi, Eesti Ohvitseride Liidu asutaja. Tema oli mees, kes seisis silmitsi tankidega, kui need NSV Liidu lõpuaegadel Eestisse sisse sõitsid ja teadis nii mõndagi. Ta saatis hulgaliselt kirju kaitsejõududele, presidendile ja muudele asjaosalistele. Vastati lakooniliselt või üldsegi mitte. Ja nüüd toimub täpselt see, mis ei peaks toimuma. Aga neid sõjaäri osiseid on veel. On see, mis toimub karjääridega ja Nursipalu alal ka. Kui ma käisin Objektiivi stuudios rääkimas, siis ma hiljem viisin ennast kurssi tõesti karjääride osa. Mulle küll üks inimene, kes seal töötas, ütles, et see ei ole mingi haridusväljak, et sinna tehakse karjääri. Ma jätsin selle teema kuidagi sinna paika, mõtlesin, et mul ei ole rohkem andmeid, kuigi mulle saadeti ka see materjal, et seal on mida kaevata. Seal on inimesi, kellel on isegi vastavad märked nende maale tehtud, mida püütakse siis kätte saada, mis on siis tunnistatud mingiks kaevandusajaks. Ma ei mäleta täpselt neid definitsioone, või neid sõnu. Ja mitte ainult seal Nursipalu alal, vaid ka ümber ringi, ehk siis ühest küljest kurnatakse see maa ära sel näol, et võetakse metsad maha, kaevandatakse ja siis on veel mingid kaevandusärikad, kes üritavad nii-öelda ree peale saada, sest see piirkond on nagu maha kantud mingi väärtuse poolest, et sinna tee mis tahad. Natuke tuleb mingeid hüppeid teha üle teatud takistuste, aga suures plaanis lagastamiseks mõeldud paika. Mis see ei ole nii, ma ei taha üldse sõnadega luua, see on väärtuslik, see on kandev pind meile ja ka järgmistele põlvedele, aga see lagastamine, milleks arvatakse, et on luba, see peab lõppema.
Ma loen teile Marika Niidumaa 5. veebruari postitust. Armsad sõbrad ja jälgijad, nagu meil siin Nursipalust veel vähe oleks, tahetakse ka karjääri avada. Mõni aasta tagasi oli juba Sänna karjääri teema. Tol korral kogusime samuti allkirju, käisin argumenteerimas teema üle keskkonnakomisjonis ja Rõuge vald ei andnud nõusolekut. Selgituseks, loa andja on küll Keskkonnaamet, aga seaduse järgi on KOV-i arvamus loa menetluses siduv. Ehk kui KOV ei ole nõus, siis luba ei anta. Kaevandaja kaebas valla kohtusse ja kaotas. Kohus ütles, et kaevandaja võib kogukonnale vastu tulles vähendada mahtu, alapindala, loa pikkust ja muud sellist. Kui kaevandamiseks luba ei saa, on veel võimalus, et valitsuse poolt antakse niinimetatud eriluba kaevandamiseks, juhul kui on riiklik huvi. Kaevandaja proovis ka selle võimalus ära. Kliimaministeerium vastas, et ei ole riiklikku huvi. Ja nüüd nad proovivad uuesti vallast nõusolekut saada. Mahud ja pindal on minimaalselt vähenenud ja tavapraktikas on nii, et kui luba juba antakse ja karjäär avatakse, siis on hiljem loa pikendamise taotluses juba kaalukas argument, et tegemist on nagunii tegutseva karjääriga. Seepärast Sänna rahvas, kellele asi muret teeb, otsustasid hakata taas karjääri avamise vastu allkirju koguma. Kui tunned, et asi puudutab, toeta algatust. Ja Marika Niidumaa leheküljelt, Facebooki lehelt ja ka minu lehelt leiab siis lingi, kus kaudu saate minna ja anda allkirja. Lisan siia ka algatuse täisteksti. Annan allkirja, sest olen vastu kaevandamisloa andmisele Sänna karjääris. Sänna on juba praegu tugevasti Nursipalu harjutusväljast mõjutatud. Lisanduv häiring ületab kohalike taluvusläve. Kaevandaja ärihuvi ei saa seada kõrgemaks kohalike inimeste tervisest ja loodushoiust. EMG karjäärid OÜ alates august 2025 OÜ INF maavarad on esitanud taotluse liiva kaevandamiseks Sännas. Luba taotletakse 15 aastaks. Karjääri pindala oleks 12,23 hektarit. Kaevandada planeeritakse tehnoloogilist liiva 716 000 kuupmeetrit ja täiteliiva 120 000 kuupmeetrit. Kaevandaja sõnul planeeritakse aastas keskmiselt kaevandada 60 000 kuupmeetrit. Tehnoloogilist liiva hakatakse väidetavalt vedama Harjumaale, kus see pakitakse ja müüdaks välismaale. Karjääris hakatakse kasutama pinnase pumpsüvendajaid ja sõelumiskompleksi. Niimoodi müümegi oma maad päriselt maha. Muidu võõrast tuleb, ostab maa ära, me saame tagasi osta. Niimoodi kaevatakse välja ja hopla minema. Kaevandama tahetakse hakata allpool põhjavee taset. Pole teada, millist mõju võib see avaldada rahvusvahelise tähtsusega kaitstavale Pärlijõele või piirkonna veerežiimile tervikuna. Geoloogilises uuringus on öeldud, et kohati ei saadud uuritava varu lamami põhja kätte. Seega pole teada, kas kaevandamine piirduks 15 aastaga. Käigus olevasse karjääri on kõrvalistel isikutel sisenemine keelatud. Seega taastamiskavas lubatud veekogu jääb kohalikele sisuliselt kättesaamatuks. Aastakümneid tagasi on Sännas liiva kaevandatud. Pana karjääri alale on tänaseks kasvanud noor mets, kujunenud looduslik taimestik. Tegemist on RMK hallatava alaga, kus on tehtud hooldusraieid. Nõlvadel käiakse kelgutamas, rattaga sõitmas. Noorendikes on seene- ja marjametsad. Alal levib kaitsealune liik karukold, 3. kategooria kaitse siis. Karjääri ala on sisuliselt ainus puhver, mis jääks põhja ja kirde suunal Sänna baasi ja küla vahele. Planeeritav karjäär asuks külast kõrgemal ja kuna RMK on metsakarjääri ja küla vahel ära raiunud, jääks küla otseselt karjääri mõju välja. Planeeritav karjäär asub riigimaal. Maakonna planeeringu kohaselt ei avata uusi karjääre enne, kui olemasolevad on ammendunud. Varustuskindlus on Võrumaal olemasolevate karjääridega liiva osas tagatud circa 69 aastaks. Ehk siis meil on tegelikult need varad olemas, mis on vaja, aga keegi tahab seda maad müüa börsile. Sest raha. Petitsiooniga taotletakse, et Rõuge vallavalitsus seisaks oma valla rahva huvide eest ja ei oleks nõus kaevandusmisloa andmisega Sännas. Sännapalu ala tuleks määrata Rõuge valla üldplaneeringus puhke- ja virgestusalaks, mille edasine kasutus oleks kohalike otsustada. Et olge head, andke oma allkiri ja see minu jaoks ei ole see, et Sänna ja see kandi inimesed otsustavad. See on meie Eestimaa. Nii et olge lahked ka mujalt inimesed toetage. Ja minu jaoks on siin nii palju neid pettuseid, mida aitavad just kohalikud omavalitsused rahvale peale suruda, sest neil on mingi otsustusvõim, aga selleks, et nad saaks otsustada niimoodi, et rahvas ei hakkaks protesteerima, nad peavad tegema mingeid siukseid, no see on sellepärast hea, on ju. Ja siis me elamegi mingis pettuste ajastus.
kuidas meil valitsuse tasandil kaitsevõime, militaartööstus, need on erafirmad, kes hakkavad meid siis kaitsma. See on täielik pettus, aga lihtsalt omade poolt. Ja siin on ka võõraid niimoodi, et kui teil helistab eranumber, ärge võtke vastu, sest ma jagasin ka, kuidas oli näide, et helistas mingi kummaline number, ma sain aru, et see on mingi petuvärk, mitu korda, mina panen muudkui kinni, muudkui helistab. Ja siis helistab otsa kohe eranumber, ehk siis ta läks üle eranumbrile ja nüüd juhtus niimoodi, helistas eranumber, äkki keegi tuttav on ja ma ikka ei võtnud igaks juhuks vastu ja siis helistati Leedust kohe otsa, kui ma olin selle kõne kinni pannud. Ehk siis eranumbreid mitte vastu võtta, sest neid petiseid on igal pool, nii sees kui väljas. Ja siis ma mõtlen, et kui meil mingi hetk selgus, et sel aastal on 11 inimest ära surnud lihtsalt alajahtumise tõttu, siis jah, lahendus ei ole see, et me maksame kõigile nii palju raha, et neil oleks tuba soe, aga lahendus on see, kui need, kes on selles kriitilises seisundis, saavad vajaliku toe ja see raha, mis läheb meil siin igasugu vahutamistele, mingi maju remonditakse, mis ei vajagi remonti, aga riigimaja, riigil raha jätkub. See, kuidas meil on mingid tänuüritused, teed lehevad jälle tänu, jälle tänatakse, jälle tunnustatakse. Ma olen mitmele tuttavale öelnud, 2 täpsemalt, kes on ka olnud sellest tänamis-tunnustamiskarussellis. Minul käib sellest pea juba ringi. Et arvestage, eesmärk on see, et te ei kobiseks, kui midagi on nihu. Sest teid on märgatud, tunnustatud, kuidas sa lähed selle vastu, mis sind märkab. Kuidas sa ütled, et kuulge, mis siin toimub? Sest sa oled ju nagu, sa oled osa meist, me märkame sind, me oleme tervik. Jah, aga lihtsalt osa tervikust lüpsab seda ülejäänud, sest käsk on selline. Ja siis ma olen öelnud, et ärge laske endale kotti pähe tõmmata. Et rääkige ikka, kui miskit hingel on. Ärge arvake, et te peate nüüd vaikima. Ja mõlemad ütlesid, et ma ei ole sellisest puustki, ei, minuga see küll ei tööta. Ma ütlesin, et jaa, väga hea, aga lihtsalt jälgi, kui see jõnks sinust läbi, et nad ikka märkasid mind, et siis mine sellest jõnksust mööda, et kui mingi asi on ikkagi mäda, siis nende asjadega peab tegelema, sest need mädapaiseid üle Eesti on üli palju ja lõpuks, nahal ka, need mädapaised moodustuvad tervikuks ja siis on juba hilja midagi teha. Ja õigemini, kui on vistrik isegi, et te peagi olema mädapaise juba. Niimoodi kosmeetikuna rääkides. Sest ma olengi ju kõigest lihtne kodupere naine ja looduskosmeetik on ju mida minagi tean. Aga ikka räägin. Ja kõik see raha, mis niimoodi laristatakse hillalla-trullalla peale, esiteks need, kellel on hetkel päriselt kriis, neid toetada, luua neile siis võimalusi tulla sellest kriisist välja ja teiseks luua juba paralleelstruktuuri, mis kannaks, mis toimiks, mis päriselt oleks see, mis annab inimestele sellise tugeva pinnase, et töökohti oleks, haridus oleks vastav, et inimesel üldse oleks mõtlemisvõime tulevikus, mis tähendab seda, et me peaks võtma haridusteema ette, pulkadeks lahti ja uuesti kokku panema nii, et vundament kannaks. See tsentraalselt tulev haridus, see on nii mõeldud selleks, et inimesed oleksid rumalad ja kergesti juhitavad. Sellega vastuollu minna on paras natuke ohtlik. Aga minu arust on ohtlikum see, kui me toodame peale inimesi, kes ei saa iseendaga hakkama või kes arvavad, et see, et ma sain kõrghariduse ja AI kirjutas mulle, lollid teevad ise oma töö ja siis nad lõpetavad kuskil ametkonnas, tegelikult see ei ole hea sõna, mingis muinasjutu ametkonnas või muinasjutu ministeeriumis, mingi kas nõunike armee, seda nõunike porss on meeletu, neid toodetakse muudkui juurde, sest et mingid soored kohad tuleb osadele ikka anda. Ja tuttavad võiks ikka ju olla heal järjel, et ja see lihtne inimene, kes tahaks teha päris tööd, kes ei suuda teha mingit sellist väljamõeldis asja, kelle sees hakkab häirima, kes tahaks päriselt teha, see sektor kurnatakse tühjaks, päris tööd, aga ma olen sel teemal juba rääkinud, ma ei hakka korrutama. Ja süsteem vajab raputust, suurt raputust, sest see vähkkasvaja, mis meil on ametkondade ja valitsuse omavalitsuste näol, see tuleb lihtsalt auk sisse teha, las purkab katki. Või ma mõtlen, mis parem meetod oleks, sest ei taha ju, et see vähkkasvaja laiali ennast prütsiks.
aga noh, jah, see on ka jälle selline teekond, et nendel inimestel tuleb siis sellele tervele pinnale maanduda, nendel pritsmetel ja hakata vaatama, mis elu päriselt on. Mis päriselt kannab, mis päriselt loob väärtust. Et sa inimesena päriselt ühiskonnale endast midagi annaksid, mis oleks väärtuslik. Ja minu jaoks, mu 4 last, see minu pühendumine, ma ei kujuta ette, et ma tänasel päeval saaks mingiski muus ametis olla rohkem väärtust loov kui see ema amet täna. See, kuidas nad räägivad mulle mingitest oma teemadest, mis endas läbi käib, ma lahkan ära, ma juba tean, et selle koha pealt tal on juba suur raja eelis. Sest ühiskonnas, mul üks sõbranna isegi ütles poegadele, et te olete ekraanis, te ei tohi seal olla, sest kui te ei ole seal, siis tulevikus olete teie juhid ja liidrid. Need, kes oma ajud ära silendavad, nendest ei saa juhti ja liidreid. Teil on nii lihtne nendega siis toimetada. Aga see on jah selline loogika, mille peal mina mõtlesin, et ma küll tahaks olla juht nendele, kes on mõtlevad ja sellised asjalikud inimesed. Aga jah, suurest loost, et kui sa oled kasvanud selliseks käsitsi juhitavaks, siis midagi pole teha, neile on juhte vaja. Aga see ei ole minu jaoks ideaal väljavaade, nüüd jah, lapsevanemad. Nutiseade ei ole mänguasi, nutiseade, kõik see sisu, mis seal on, see on osa manipulatsioonist, osa sellest, et peale kasvab põlvkond olekski selline, oi, vaimse tervise probleemid või tule, meil on sulle rohtu, ravime ära sind või võtame sümptomid lihtsalt maha. Ja siis sa oledki see selline kurnatud hingeke, sest sa ei saa oma hinge kuulda, sa oled oma hinge lapsest saati ära summutanud, hing räägib, et kuule, et sul on see asi lahendada ja sa oled lihtsalt või mängid mingit mängu. Aga ma tulen nüüd kõige olulisem asja juurde lõpetuseks, kõige olulisem. 24. veebruaril kell 12.30 Nursipalu, Väimele ja Võrumaa kaitsekett. Miks on kõige olulisem, sest kõige selle tohuvapohu keskel tulla kokku, vaadata üksteisele silmast silma, see aitab. See on midagi, mis on päris, see inimkontakt. Ja et mulle ei jää seda võrokeeline osa tegemalda, siis ma püüva võrokeelen niimoodi kiipas teda üle anda. Kell 12.30 kogunetas Väimela Pärna tee 7. Seal, kus siis plaanitas ta põrguauku ehk veetööstust, Vinne Iisraeli ärimehe oma. Pärna tee 7 asus Kutsehariduskeskuse, Tehnomaja ja Rauameistri naabrusel. Pärna tee 7. Pärna tee 7 igaks juhus ütli eesti keelen ka. Juhtauto omava sääl, auto nina pandas Võro suunal. Kell 13 alustades sõitu läbi Võro liina Nursi poole. Ühtlane tempo, keegi ei kihota, ei muna kahti peal, sääne ühtlane kiirus oles. Kolonnis sõidetas liikluseeskirju täiten ja olles tähelepaneliku. Ja kea ei taha kolonnil sõita või ei jõua sinna, sest või ka otse Nursi tulla. Umbes kell 14 jõutaski Nursi. Kett algas Metsavendi mälestusmärgimant Võro-Valga maantiil, hargnedas Võro poole. Auto jäätas mälestusmärgi poolsele teepervele. Kett moodustades koolimaja poolsel teepervel. Kiamava varrampa käynys, sest ta on väga, ta ongi sama muudu nagu varrampa on mulnu. Ta kotuse peal, et auto omava ütel puul ja ketsas tõsel puul. Ega üks võinu kaasa võtta õue kündle, mis pandas siis palama ja siis on pärast kägi ja müüda sõitva saava kaia, et siin on midagi toimuna ja kui palju meid on mulnu. Ja kell 14 kuni 14.30 võtame kätest kinni Nursipalu, Väimela ja Võromaa kaitses. Ja peale ketti on ma kõik osaleja oodatu Nursi külakeskusehe, vana koolimaja mann. Saa kuuma tiid ja võileibu, laulami, kõnõlami, peame plaani, nagu iks. Lätsil on võimalus koolimajaman vabalt ringi joosta ja liugu lasta. Maia pääses sisse ka, et kui õues pälennakas külm, sest taren saa lämmiste hinnast. Ja või olla üllatuisi, meeldivit, nii et kõik vana ja uue sõbra kaasteelise omava oodatu. Lämme Reivile kindla, et külma ei saasi. Ja
ta mälestusmärkija, kes ei tea, sest ta on seal Lõkva Nursiküla ja Võru-Valga maantee veeren Võrust tullen, sest parembat kätt. Seal on näete Nursiküla silt ja paigutadu oma vajutiselt ka rahvakogunemise märgi. Ja parkida avitas kollastan vestiden mehe. Ja vajadusel saa ka telefonitil kysy informatsiooni. Number on 525 46 07 525 46 07. Ürituse kaaskorraldaja on Ernst Põderi selts. Aituma kuulamast ja ma väga looda teid näta juba järgmisel tõsõpäeval ja vaihtipeal on nii keeruline minna ütte keele pealt tõsõpäale, aga jah, omava erinevad tõugu inemise, omava nuuk ja sa kahet silma, sa näed, et seal on heng, ta heng helises, aigalt ta hing ikseen, sest hengel on vallus. Ja siis omava nuuk, kellel olei henge, olei vallu, tegeva mida iganes tahtva. Ja mina arva ikka üks tuud, et mitte, et neil olei henge, aga säänne ütlus on, et henge pime öö. Ja mõnegi hetk ta heng tahtiks hereneda. Ja siis on päris rasse, kui sa kaet, mis sa tennu olnud. Sest esihindalgi, kui palju omale kurja tennu näituses kadedusega. Tule kadedus pääle ja siis tunnet, kui sa hakkad nagu esihinnast ka süüma tuu pärast, et ei märka enam tuud, mis on tenoväärne või märkimisväärne esihindan. Kahet tõlisi, nii nagu ma saadet alusti, kuis na jaksas. Näituses, kui ma ka oma egapäevast ello, mul miis näituses aigalt ütles, et nii hea, et sa iks esi meile süvetiid. See on nagu väikene asi, aga kui mitu tundi ta esi süve tegemine päevast võttes, ma mõtlen, et jah, kui ma tiis päriselt ajakirjandast võtas määnsetki teemesid lahkas, nii et lahat, siis jah, süükias tegemalda, aga ma olen teile kõnelnud kah mu jaoks perele süved ette, et ta on pere ütes kokku sidumine, sest tal söögil on mu taatuse, mu vägiseen ja siis me tunneme nagu sellest tütist olemist. Esiki, kui me sama laol ei istu lava takan. Ja sääne sai tämpäne vabahuse elu. Ma kõrda veel üle Marika Niidumaa Facebooki lehelt. Molovihk on Facebook võro keelen. Marika Niidumaa Molovihkust või mu omast lööti siis ta allkirju kogumise üleskutse ja tõsõpäeval ma väga looda teid kõiki näte ja ma unah näie taad kogunemist. Esialgu ma kaiet vandenõuanalüütikite suvepäeva, kuigi muud oli nagu sääne atmosfäär unene on. Ja siis ma kaiet, huvitav, teda eelmitse aasta oli ja teda ei ole nännu varramp ja siis määnegi, et ma sai arvu, et ei, et ma olen ta Nursi koolimaja mann, et ta ei olegi vandenõuanalüütikite suvepäeva ja vandenõuanalüütikite suvepäeva tuleva 20. ja 21. juunil ja jälki pööripäeva aigu. Kotus on Haanimaa, täpsempat aadressit ma veel esike ei tea, kats kotust on nagu variandina üleval, et siis tiieti, kes tahtva aiksasti endal plaan ja paika panda 20–21 juuni. Ja taakord tule kipun tõistsugune ta jälki. Ma esi ole mõtelnud ja mulle tundus, et tõisile ka sobis, et alapäälkiri on ühendus. Et kui eelmine aasta me kõnelsime lahenduisist, lahendused tõttest ongi sääne kotustämpä, et mi tiiäi, kuisna asjalu siin lahti hargnase edesi läävä. Me peame olemegi avatu erinevitele lahenduisile ja tulle kõige seen on oluline hoita omavaihheldat ühendust. Ja siis mul hindel oli muidugi sääne väga äärmuslik, et ma nakka reetma, et mänsegi asja oma veel läbi aruta. Ja äärmusliku all ma ees mõtle, et me seal hakkame määnestki püüret pidäma. Siin oli midagi püüret enam. Miski asi on perse här püürdnu, siis mis täst teen puttu. Aga ma mõtle ta triiki. Eestlase Eestimaa elasiks edasi.
ja tuu, mille pärast ma ka nagu kaasa mõtle ja aruta ja püüve teid ka hoida sään sen kotuse nummiga, et kieki ei annasi alla ja me kestassi edesi. Ja seal unenäon oli väga põnnev määnegi, et ma sai arvu, et ma olen seal hoopis Nursipalu üritusel ja Nursi koolimaja man ja seal oli määnegi nõid. See on see pika heleda juuse ja sest ta püüdsi inimesi nagu meelita. Et ta oli nii huvitav, ta püüdsi nagu konksuta inimesi, et šood hääd ja tood hääd. Ma ei saaki arvu väga põnnev, kui ma nüüd lähed tõsepäeval, kas ma tunnen ta nõia ära. Igal juhul ma ütlen inimesele, et kaege ta silmi, et ta oli hää inimene, et ärge minke ta mano, et ta võtteid esihinda nagu võimusehe. Ja siis ma suutsigi puhverda niimoodi, et ma ütli kõva häälega välja ja inimesed tänasi minno. Ja mul oli nii hää tunne, et na uskseva minno ja nad tiidseva, et ma ei võlsi, et nii ongi, et ta inimesest pead eemale hoitma. Ja ma ei kõnelda üldse too jaos, et teid hirmutad, ärge tulge seal om nõid. Ma kõnel too pärast, et ma olen juba ta nõia nagu tühistanu. Ja seal unenäon ma siis nakksi erinevad palvit lugema. Ja ta nõid, ta saaki enam pinemisile ligi. Ja sest ta nakkas mind ründama. Ta võtsi ära mul kõnevõime, niimoodi, et ma saa palvit lukka enam. Ta saa tõisile inimesele ligi, sest neil oli kaitse pääl, aga mulle ta pääses ligi võib-olla. Ta olgi minust mõnen mõtten nagu nutikamp, kasuti määnest asja, millega ma es ole kokku puttunu ja siis olgi sääne tunne, et inimese oma hoitu päästetu ja ma tule siit välja. Ja siis olgi nii, et ma lõpus sai oma kõnevõime tagasi, aga kogemus on mõtten niimoodi, et äkki ongi midagi seal. Sest kui palju on neid unenägusid, mis päriselt löövad, ma ei mõista vaihtu peal määnsetki sõnu ütelda, mis leidvagi aset. Et jah, väga põnnev. Tulge kah äkki näemi nõid. Aitüma kuulamast ja järgmise kõrrani.